Oleks teadnud, et siin saab laulda ja tantsida ka, ma oleks ette valmistanud midagi, et praegu oleks saanud teha mingeid liigutusi. Me järgmiseks esinemiseks teeme oma Teeme tantsukavagi. tantsu. Okei, aga alustame meie. Minu nimi on Reesi Kuslap, olen Viimsi gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ja ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainedidaktik programmis Noored kooli. Mul on suur rõõm täna siin teie ees olla, teiega näost näkku kohtuda. Oleme Kristiinega Meaningful Talksiga palju koostööd teinud, see on alati olnud tore, meeldejääv ja me usume ja loodame, et need 45 minutit, mis me täna teiega veedame, on täpselt sama toredad ja meeldejäävad. Tere, minu nimi on Kristiine Kuremaa, töötan samuti Viimsi gümnaasiumis, aga olen eesti keele ja kirjanduse õpetaja ja Tartu Ülikoolis juhendan eesti keele didaktika kursust. Ja Reesiga ei jaga me lava mitte üldse esimest korda, vaid me oleme gümnasistidele koos andnud ka sellist moodultundi nagu õpetaja kui juht, ehk siis me proovime teha omalt poolt kõik selleks, et tuleks õpetajaid, häid õpetajaid kolleegideks meile juurde. Ja aitäh, Lilian ja Kristi, et te olete sellise sündmuse korraldanud. Meil on hea meel siin täna olla ja mina tervitan teid ühtlasi oma kodulinnast. Nii tore, et see just Paides toimub, see sündmus. Ja täna me räägime enda väärtustamisest õpetajana ja sellest, kuidas töö ja eraelu aega planeerida. Teisisõnu, me räägime ajast, enesearengust ja rahast. Ehk sellest, mismoodi oma suhtumist ja mõtteviisi kujundada nii, et läheks nõnda, et õpetajal oleks kõik hästi. Alustame ajast. Reesi, kuidas õpetajal ajaga on? Mulle meeldib ühe juba päris vana ja targa ja kogenud mehe Tanel Padari ütlus, et aega tuleb aina juurde. Iga päev on meil uued 24 tundi, uus päev, uued võimalused, nagu mina õpetajate tuppa tahvlile kirjutasin. Aga eks ole mõtteviisi küsimus, et me saame mõelda niiviisi positiivselt, et aega on, aega tuleb juurde. Võime mõelda ka nii, et aega ei ole ja kogu aeg on aeg otsas. Aga eks see ole tõsi, et õpetajal kooliaasta sees on väga kiire, väga palju tegemist. Ja võib juhtuda nii, et mitte aeg ei saa otsa, vaid õpetaja jaksab otsa ja seda me ometigi ei taha. Ehk siis me jagame mingeid nippe, mida me oleme Reesiga õpetajana olles katsetanud, mis on ühel või teisel moel töötanud ja seda tõesti kõike selleks, et ei näeks oma kolleege läbi põlenuna, ükskõik millises koolis need kolleegid siis töötavad. Ma mäletan, et kui ma olin alles praktikal, siis minu mentor Lea Sokman ütles, et see töö, mida õpetaja teeb, ei saa kunagi otsa. Et sellist hetket vaatan kella, täna sai töö tehtud, seda ei ole. Ma arvan, et õpetajad nõustute, et nii ta tõesti on. Ühel hetkel lihtsalt see suvepuhkus tuleb vahele ja siis on arusaadav, et nüüd võiks natukene aega nagu ilma tööta olla. Mis tähendab ju tegelikult seda, et õpetaja peab ise otsustama, millal ja millega ta oma tööpäeva lõpetab. Ja see tuleb lõpetada mõistlikul ajal ja mõistlike tegevustega, et oleks hea minna siis seda eraelu ka elama. Mis eraelu? Sellest ka räägime äkki, võib-olla. Ja ma võtan Kristiine jutust selle pointi, et ütles, et kolleegid ei oleks läbi põlenud, et pean ikkagi enda kohta ka rääkima, et olen olnud läbi põlenud õpetajana mitte esimesel aastal, mitte teisel aastal, vaid hoopis 3. aastal. Ja eks see mõjutas nii minu vaimset kui füüsilist tervist ja eks need järelmõjutused siiani on, kui hakkab minu 9. õpetaja aasta, aga kõik on juba palju parem kui varem. Aga mis ma siis tegin, et mulle tundus, et ma veetsin aega koolimajas liiga palju. Mulle tundus, et ma mõtlesin kogu aeg koolist, ma mõtlesin oma õpilastest, ma mõtlesin nende peredest, ma mõtlesin, kuidas neil on, kas nad öösiti magavad, kas nad hommikuti söövad. Kuidagi ei olnud noore õpetajana ette valmistunud selleks, et ma neid kõiki kohe päästa ei saa. Aga mõtteviisi on raske muuta, eks ma proovisin seda ka teha, aga ma hakkasin kirja panema oma töötunde
et mis kellast, mis kellani ma koolimajas olen ja et rohkem ei tohi olla. Ja kui ma vaatasin nädalale tagasi, et oi, et näiteks teisipäeval ja kolmapäeval ma olin ainult 8-5 või 8:30 või 6, ja siis ma väga kiitsin ennast, et tubli Reesi, oled suutnud tööga piiri pidada. Eesti keele ja kirjanduse õpetajana mulle tundub mõnikord, et päris keeruline on seda tööaja lõppu enda jaoks paika panna, sellepärast et raamatute lugemine võtab aega ja hea õpetaja viib ju ennast ikka jälle kurssi, et mis ta nende õpilastega käsitleb. 400-sõnalise kirjutise tagasisidestamine, sellesse süvenemine võtab aega ja ma arvan, et nii on tegelikult iga eriala õpetajatega, et selle töö tegemine võtab aega. Nii et see on üsna suur väljakutse ja mina mõtlesin esimese hooga, et üks nipp, mis mind aitab selleks, et hoida töö ja eraelu lahus, on see, et ma teen tööd ainult töö juures. Ja kui Viimsi gümnaasium alustas, meil läheb nüüd vist 5. õppeaasta, jah. Kui Viimsi gümnaasium alustas, ma sain endale suurepäraselt toreda klassiruumi, seal on isegi diivani nurk, see on hubane, seal on potitaimed ja nii edasi, see näeb välja nagu tuba ühest kodust. Ehk siis seal oli päris hea olla ja hakkas juhtuma see, et jah, ma tegin tööd töö juures, aga see tööaeg läks väga pikaks. Mul on isegi meeles, kui ma pikalt arvasin, et maja läheb valve alla kell 10 õhtul ja siis ma sain teada, et tegelikult läheb valve peale kell 11 õhtul. See on ju lisatund aega. Ja ma sain aru, et see ei ole normaalne, Reesi juba raputab kõrval pead. Millest me räägime? Jah, aga siis ma taipasingi, et mul on ka vaja seda lõpukellaaega ja olin kooli ajal selline tubli oivik õpilane, et kui ma midagi otsustan, nii peab olema. Ja ma sain aru, et see kellaaeg peab olema selline, et kui ma endaga selle kokku lepin, siis see peab igal juhul nii olema. Et näiteks kui on lastevanemate koosolek ja mõni jutukam tahab kauemaks jääda, siis ma peangi talle andma märku selle kellaaja lähenedes, et vabandust, aga mul on aeg minna. Et kui ma selle kellaaja juba endaga kokku lepin, siis ta on nii-öelda kivisse raiutud. Erandiks olid ainult mingid toredad luuleõhtud näiteks, mida õpilased korraldasid hilisemal kellaajal. Ja see kellaaeg on olnud ajati erinev, on olnud kell 8 õhtul, mingitel perioodidel ka kell 9 õhtul, aga ma olen üritanud jõuda selleni, et see oleks kell 6 õhtul, mis ei tähenda seda, et ma iga päev nii hilja lahkun, aga hiljemalt selleks ajaks ei tohiks mind koolimajas enam olla. Ja ükski õpilaskirjand ega muu sarnane väike paharet ei poeta ennast kuidagi mu kotti ega tule kaasa, vaid jääb ilusti sinna klassiruumi mind ootama. No mina seda luksust lubada ei saa, et ma kella 8 koolimajas olen, sellepärast et mul hakkab kell 7 trenn ja ühtki trenni ma töö pärast mitte kunagi vahele ei jäta ja ei ole jätnud ka. Ja minu kunagine kehalise õpetaja ja nüüdseks hea sõber Pille Plakk on öelnud, et kui töö hakkab hobisid segama, tuleb tööst loobuda. Õnneks mul nii hull veel ei ole, ma pole pidanud oma tööst loobuma, hobidega saan tegeleda. Ja tõesti, et noortele õpetajatele Noored Kooli programmis ülikoolis ütlen ka, et ärge jätke oma trenni, oma tegevusi, oma hobisid ära, need täiendavad, need tasakaalustavad. Mina saan minna sinna trenni, mängida jalgpalli, olla teises rollis, võib-olla vahel lollitadagi natuke. Ja tõesti julgen öelda, et tänu jalgpallile olen mina parem ajalooõpetaja. Mul trenniga nii hästi ei ole, õpetaja on ka kõigest inimene, kõik ei tule alati hästi välja, aga üks põhimõte, mida mul eelmisel aastal õnnestus ikkagi väga hästi jälgida, oli see, et mind ei saa pärast tööaega kätte seoses tööga. Mitte ükski e-kooli või stuudiumi kiri minuni ei jõua. Mul on koduarvutist igalt poolt need töökeskkonnad välja logitud, et selleks, et minna näiteks töömeili lugema, ma pean natuke vaeva nägema ja kuskile paroole toksima ja inimene on õnneks loomult laisk, nii et ma ei tee seda. Ja kui mõni eriti tööd armastav kolleeg tahtis mulle kirjutada näiteks nädalavahetusel või õhtul, et näe, meil siin selline lugu ja ole hea, tule kuidagi kaasa mõtlema, siis ma lihtsalt ka sotsiaalmeedias ei reageerinud nendele ja järgmine päev andsin märku, et ma nüüd olen valmis kaasa mõtlema, aga laupäeval, pühapäeval või õhtul kell 10 argipäeval ma seda valmis tegema ei ole. Ja ma arvan, see on üks üsna oluline mõtteviisi muutus, et meil on tööaeg. Kõik plakatid kukuvad. Jah, selle tööaja peale. Ma ei tea, kas ma tohin siia kohe vahele hüpata oma 35 tunniga. Te kõik õpetajad, eks ole, ma ei pea seletama, mis see 35 tundi tähendab, see kuskil on välja reklaamitud. Ma ei ole näinud veel õpetajat, kes täiskoormusega töötades 35 tunniga teeb oma töö ära, aga äkki siin mõni on. Siis peaks mikrofoniga talle andma ja neid nippe veel küsima. Aga kuskil see number on ja miks ma selle korraks välja toon,
oluline ei ole mitte võib-olla pahurdada, et selline number ja see ei vasta tegelikkusele, vaid oluline oleks teada, mis siis vastab tegelikkusele. Ehk siis ma olen viimasel 3 aastal sellest numbrist ärritatuna teinud sügiseti väikest mini-uuringut. Sain selle idee ühte Äripäeva taskuhäälingut kuulates, et ärimaailmas mingid inimesed niimoodi aeg-ajalt teevad. Ja mini-uuring seisnes siis selles, et ma nädal aega panen kirja kõik tööga seotud tegevused ja täiesti minuti pealt, kaua see aega võtab. Esiteks, mini-uuringust joonistuvad välja mõnikord ka veidrad ülesanded, mida ma ei leia oma ametijuhendist ega mitte kuskilt mujalt. Need on need ülesanded, mis ise kuidagi uksest sisse jooksevad, mida ma ei ole ise ka ette planeerinud ja ma arvan, et see on nii lasteaias kui koolielus üsna sarnane, et kuskilt mingid lisaülesanded tulevad ligi, me tõmbame neid nagu magnet vist. Ja teiseks joonistus seal ka välja, et mis kui kaua aega võtab. Ehk siis ma olen täna teadlik, millele õpetaja tööaeg vähemalt minu puhul kulub ja 3-ga see tundide number või arv tõesti seal nädala jooksul ei alga. Aga Kristiine, kui sa paned kirja kõik need ülesanded ja kohustused ja aja, kui palju see võtab, siis mis sealt siis nagu välja joonistus ja mida sa muutsid tänu sellele? No sealt joonistus tõesti välja see, et meil on palju ka mingeid selliseid väikseid ülesandeid. Muide ärimaailmas on mingi selline loogika siis, et kui miski võtab ikkagi aega, aga ta on nagu väikese väärtusega, äkki see on mõttetu ülesanne. Ja ma avastasin, et natukene on ka sellist dubleerimist, ehk siis näiteks iga kursuse alguses meil on komme, et peab stuudiumis esimese tunni alla kirjutama kursuse kokkulepped ja ootused. Ühesõnaga mingit infot on seal päris palju. Ja ma iga kord hakkasin iga kursuse eel konkreetsetest õppijatest lähtuvalt seda teksti sinna kirjutama, kuni ma taipasin, et täitsa selline kilplase tegevus, et mul võiks ühe korra olla kuskil failis need põhjad olemas, ma teen kerge kopeerimise ja vajadusel muudan midagi ja läheb palju kiiremini. Ehk siis kursuse algusnädalal see aitas päris palju aega kokku hoida. Või siis ka midagi sellist, et kuna mulle väga meeldib tunde välja mõelda ja ma natuke olen selline õpetaja, et ma ei tahaks, et mul oleks väga palju korduvaid tunde. Mu õpilased on öelnud ka, et kui nad tulevad klassi, et kunagi ei tea, mis saama hakkab, iga tund on erinev, alati peab midagi tegema ja see kõik on põnev, et kuidas ma jõuan seda välja mõelda. Ja mõnikord on see proportsioon paigast ära, et ma mõtlen välja kauem, kui see tund ise kestab. Ja siis ma sain ka aru, et võib-olla alati ei pea kärtsu, mürtsu ja pauku tunnis saama ja iga kord ei peagi nii palju vaeva nägema, et piilun täietsa julgelt ilma häbitundeta oma kolleegide töökavu, sest ma saan nendele iga kell ligi, meil on toredad kolleegid, kellega me jagame kõiki materjale. Mõnikord astun hoopis kolleegi klassi uksest sisse, ütlen, hei, mul on homme selline tund, tahaks midagi uut teha, kas sul on äkki mõni mõte? Ehk siis ma üleliia palju ei kuluta selle peale, mille peale aega enam kulutama ei pea otseselt. Ma võtan nüüd kokku selle, mida ma kuulsin, reflekteerin, õpin, äkki panen ka kirja, et panen kirja ülesanded, mida ma teen, kui palju nende peale aega kulub. Kui ma näen, et mingil ülesandel on väike tähtsus, aga kulub palju aega, siis võib-olla ma ei peaks seda üldse tegema. Ja kui ma näen, et on mingid nii-öelda tähtsad ülesanded, aga nende peale kulub proportsionaalselt liiga palju aega, siis ma muudan seda. Ma mõtlen, kuidas saaks teisiti teha. Just ja miks mitte kolleegidega koos teha sellist uuringut ja võib-olla joonistub välja midagi sellist, et kogu koolipere saab korraks kokku istuda ja arutada, et kuulge, õpetajad teevad kõik sellist tööd siin, see võtab ka oma aja, aga äkki seda saaks keegi teine koolimajas palju kiiremini ja pädevamalt teha. Teinekord haridustehnoloogil läheb mõni arvutiga seonduv tegevus kordades kiiremini kui õpetajal, kes hakkab alles keskkonnaga näiteks tutvuma. Ja üks mõte mul jäi vahepeal vahelt ära, et veel õhtust ja töötamisest ja tundide planeerimisest sa rääkisid, et sulle seda meeldib teha, mulle ka väga seda meeldib teha, aga mõnikord ma ei jõua seda tööd koolis ära tehtud, siis ma lähen trenni ja siis on juba Aktuaalne Kaamera ja ma ei saa enam tööd teha. Kuigi see on ka töö, sest olen ühiskonnaõpetuse õpetaja, siis ma mõtlen niiviisi, okei, mul on see homne teine tund või esimene tund praegu ette valmistamata ja ma ei hakka seda ka ette valmistama, sellepärast et mul ei ole ühtki head ideed, ma olen väsinud, ma lähen parem magama ja ma usaldan ennast, et see hea idee võib tulla näiteks hommikul duši all või hommikul, kui ma autoga tööle sõidan või kui ma koolimaja uksest sisse astun ja mõtlen, ahaa, täna võiks hoopis seda teha ja see tund tulebki tore ja lõbus. Näiteks, ma ei tea, panen õpilased ise kuldvillaku küsimusi ette valmistama ja siis me mängime seda kuldvillakut või panen neid mingisuguseid Aliase sõnu leidma ja tegema, ehk ma lasen hoopis õpilastel selle tunni ette valmistada
ja ega seda nagu tihti ei juhtu, et ma ei jõua nüüd üldse ette valmistada tundi järgmiseks päevaks, aga vahel on juhtunud ja mul on hästi hea tunne, et ma usaldan iseennast selles, et mõelge teie ka, et iseendal olete te ju alati olemas. Ja nii peab kindlasti olema, et õpetaja iseendal peab olemas olema ja õpetaja ise on kõige tähtsam. Me lähmegi siit edasi sellega, mis veel aitab õpetajal oma väärtust ka enda silmis nii-öelda suurendada või kasvatada ja hoida. Jah, me läheme edasi enesearenguga ja eneseareng on mu lemmikteema, raha järel loomulikult. Raha me jätame viimaseks, jah. Aga enesearenguga ma julgen arvata, et see on kuidagi seotud sellega, et õpetaja on professionaal ja spetsialist. Ma loodan, et me üha enam õpetajatena iseennast ka nii adume ja ennast ka nõnda reklaamime, et me oleme oma ala spetsialistid ja sellega paratamatult käib kaasas ka pidev koolitumine, areng, ehk siis aastast aastasse täpselt samamoodi vist teha ei saa, juba ainuüksi sellepärast, et ajuteadus tuleb kogu aeg kooli sisse, ütleb, et näete, see enam ei toimi ja nüüd see toimib paremini. Nii et koolitumine on miski, mille jaoks me oleme Reesiga igal õppeaastal aega võtnud ja ma arvan, et hariduse kõneisiku programm on üks nendest, mille tõttu me Reesiga ka täna siin laval oleme, ehk siis ühel hetkel tundus, et kui juba midagi õpetajana teha, siis võiks seda ka teistega jagada ja et saada enesekindlust enne, kui tulla lavale ja rääkida kolleegide ees sellest, mis me teeme, tasuks natuke õppida ka, et mis nende sõnumite puhul siis oluline on, nii et näiteks üks selline programm, millel on tõesti päriselt olnud ka mingi kasu. Ja ma kordan üle, selle programmi nimi on õpetaja hariduse kõneisik. Ja natuke jäi nagu kõlama, et ilma selle programmita ärge tulge lavale ega rääkige, et ärge kodus seda katsetage. Aga tulge ikka. Ja et selle programmi olen ka mina läbinud. Natuke varem isegi kui Kristiine, siis tollel ajal me üksteist veel ei teadnud. Mina olin selle programmi esimeses lennus. Ja olen ka sellele väga tänulik, et tõesti tänu sellele ma arvan, et me oleme täna siin ja räägime. Ja tänu sellele programmile mina olen arendanud oma isiklikku brändi ka, räppiv õpetaja Reesi. Jälgige mind Facebookis, kes jälgib, aitäh teile, kes like'i paneb, on veel toredam. Ja tänu sellele räppiv õpetaja Reesi brändile olen ma saanud nagu väga palju asju teha, mis on isegi... Ma ei tea, kas ma olen unistanud, aga ma alguses ei osanud isegi mõelda, et ma saaksin esineda kuskil televisioonis või raadios või kas või teie ees täna rääkida, et ma arvan küll, et see on unistuse täide minemine. Aitäh teile! Ja nende koolituste juures mul on meeles, vähemalt alustava õpetajana, mul oli selline tunne, et kuidas ma lähen oma õpilaste juures tööpäeval ära. Ma pean ju tegema enne mingid ettevalmistused ja pärast äkki tuleb selle võrra tööd rohkem juurde. Ühesõnaga mulle tundus see ettevõtmine suurem, kui asi väärt on. Ja siis mu hea juba paljude kogemustega kolleeg Kirsi Rannast ütles, et tead, Kristiine, majast väljaminek teeb pea värskeks, tuleb minna, kui on võimalus. Ja ma olen talle selle nõuande eest tänulik, sest pärast neid sõnu ma olen igal aastal tõesti valinud endale ühe pikema koolituse. Ma alati augustis sean mingi eesmärgi, et mis see siis on, milles ma sellel õppeaastal tahan saada paremaks. Ja see on ka minu jaoks natuke selline töö ja eraelu ühenduskoht, et ega siis koolitusel ei saa paremaks ainult mina kui õpetaja, et ma arvan, mina kui inimene õpib ka sealt midagi juurde. Ja tõesti on nii, et kui ma kuskil sügise keskel juba tunnen, et väike väsimus hakkab peale tulema ja see koolikarussell on nii hooga käima läinud, et ma enam muud selle kõrvalt väga ei näegi või mingid väiksed mured hakkavad jube suurena tunduma, siis see koolituse juurde ära minek, aga samas ikkagi ju oma professionaalse arengu eest seismine annab mingi värskuse ja näitab, et tegelikult ei ole asi üldse nii hull, igale asjale on lahendus ja kõike saab teha paremini, nii et ma olen oma kolleegide puhul ka tajunud seda, et mis ma ei hakka sinna koolitusele minema, et pärast nii palju tööd vaja teha ja nii edasi, et tegelikult ma julgen arvata, et see on miski, mida võiks täitsa julgelt teha, seda enam, et õpetajatele on mõeldud nii palju toredaid enesearengu programme tänasel päeval. Aga Reesi räägib teile nüüd sellest, et kui juba minna koolist eemale, siis minna kaugele ja kauaks. Kõlab hirmutavalt. Kaugele ja kauaks. Eelmisel sügisel ma käisin Ameerika Ühendriikides Ohio osariigis sellise programmi nagu Fulbright raames. Ameerika Ühendriigid siis rahastab seda, see on stipendium. Teemaks oli meediakirjaoskus. Meid oli 21 Ida-Euroopa ja Kesk-Euroopa õpetajad, seal veetsime aega, õppisime ülikoolis ja käisime igal teisipäeval ka kohalikus keskkoolis tunde vaatlemas ja saime ka ise tunde läbi viia. Ja tõesti on nii, et kui ma kuskil sügise keskel tunnen, et väike väsimus hakkab peale tulema ja
et kui ma nägin seda pakkumist, võib-olla teile tuleb ka tuttav, et olete näinud, et tuleb kuskil õpetajate listi, et saab minna Ameerikasse õppima ja peab kandideerima ja hästi pikka kadalipu läbima selleks, et sinna saada mingid eksamid ja vestlused saatkonnas, siis ma mõtlesin, et issand jumal, ma küll ei saa, mul ei ole nii hea inglise keel, ei, seal nõutakse, ma ei tea, mis kogemust, aga siis oli mul üks sõbranna, kes mind utsitas, ütles, et sa saad küll, Resi, sa saad, ma aitan sul seda avaldust teha, see oli lõpuks 11 lehekülge ingliskeelset teksti, igale poole panin sama asja, noh, sest et oli vaja ja lõpuks ma sain sinna ja koroona tõttu see lükkus veel aasta võrra edasi, aga ma käisin ära, ma olin 6,5 nädalat Ameerikas, elasin hotellis, tundsin, et ma olen elupuhkusel, kõik oli minu eest organiseeritud, käisime väljasõitudel, 3 korda päevas toit, stipendium, raha, mille pidi ära kulutama. Pärast sel aastal sain veel Ameerika saatkonna vastuvõtule minna ehk suurepärane õppimiskogemus ja mida ma sealt veel õppisin, oli see, et meie Eesti haridussüsteemis on asjad väga hästi. Väga paljud asjad on väga hästi ja ma kindlasti jätkan seda rada, mida ma teen tundides, ma jätkan oma koolitustega, sest et ma näen, et see on õige. Ma lihtsalt nägin tundides sellist vaatepilti Ameerikas, ma ei tee üldistusi ühe kooli koha pealt kogu riigile, aga ma olen 2 koolis käinud ka poiste katoliiklikus erakooris vaatamas tunde. Mõlemas koolis oli näiteks vahetund 4 minutit ja see on normaalne Ameerikas ja paljud asjad veel, et koolipäev hakkab 7:25 hommikul, õpilased magavad esimeses tunnis, mis õppimine seal toimub, ei toimugi. Et ärme alusta koolipäeva 7:25 ja neid aspekte oli seal lihtsalt nii palju, mida ma nägin, mida ma ei taha, et meie üle võtaksime. Nii et täiesti, ma ei oskagi öelda, kui väärtuslik see kogemus oli ja kui ma tulin sealt tagasi novembri alguses, oktoobri vahe lõpus, läksin kooli, olin hello, how are you? Olin nagu väga rõõmus ja ma nägin oma kolleege, kes millegipärast olid juba kurvad. See oli tõesti väga tugev kontrast, kui Reesi saabus, sest isegi oktoobri vahega oli vahel olnud, aga me olime ikkagi teistega väsinud, sest see karussell saab sellise hoo kohe tegelikult juba augusti lõpus ju sisse ja Reesi mõjus nagu värskendav võõrkeha meie keskel, et pakatas ideedest, ta kiitis kogu aeg, see, mida me siin teeme, on hea, meil õpilased tunnis liiguvad, nad ei istu niimoodi üksteise selja taga, õpetajad, te olete ägedad, ta lihtsalt säras seal kööginurgas kogu aeg, et vahepeal tekkis tahtmine, et ma mõne vahetunni või mõne hetke jätan vahele, et puhkan sellest värskusest ka, mis seal tuleb. Aga see tõestas veel kord, et peab minema eemale ja tuleb julgeda ka võtta see risk ja minna nõnda kaugele, et ma tean, nii mõnigi kolleeg sai sellest innustust ja kandideeris kevadel ka mingitesse programmidesse, et minna ja koolituda ja saada seda sisendit, et tegelikult me oleme spetsialistid, meil on vaja vahepeal ka välja saada, et muidu see oma töö muutub liiga tõsiseltvõetavaks äkki. Jaa, ma unustasin seda öelda, et ma ka algusaastatel oleks väga-väga muretsenud oma õpilaste pärast. 6 nädalat jääb neil nüüd ajalugu õppimata, põhimõtteliselt mis elu see on üldse, on ju, et täisväärtuslik elu, kas see on üldse tagatud, kui 6 nädalat nad ei õpi koos minuga ajalugu, aga mul oli asendusõpetaja, nad õppisid, ma tulin tagasi, me õppisime kõik uuesti üle kiiresti ja läksime edasi. Ehk midagi hullu, mitte midagi hullu nende õpilastega ei juhtunud. Nad olid hoitud, nad olid klassiruumis, neil oli väga hea meel, et ma tagasi tulin. Ma näitasin neile pilte, tihti veel õpetaja rääkige Ameerika reisist, ma ütlesin, ei, täna õpime Jüri ülestõusu, ei räägi. Et tore oli nagu tagasi tulla ka. Ja kus me veel oleme koolitusel käinud? Itaalias. Jaa, sellest ma väga ei tahagi rääkida, sest minu viimane väliskoolitus oli tõesti Itaalias, siis kui mul oli 1 päev jäänud koolitusel veel olla ja siis kuulutati kogu Itaalia koroonaohtlikuks, kuigi piirkond, kus ma olin, seal veel seda ei olnud, aga ma saan aru, et oli lihtsam asju ajada, kui kogu Itaalia on nii-öelda ohtlik, mis tähendas seda, et mina jäin kohe nädalaks
rutiini ja see nägi hoopis teistmoodi välja kui hiljem distantsõpe, et kui distantsõppe ajal juba me ikkagi tegime kõik tööd, siis minu nädal aega töö tegemist oli lihtsalt see, et ma sain kodus aknaid pesta ja koristada ja lihtsalt andsin õpilastele märku, mida nad vahepeal iseseisvalt tegema peavad, et ühtegi videotundi siis veel ei tehtud, aga ma arvan, see oli kogu koolile hea märguanne, et kohe võib hakata midagi juhtuma ja me peame midagi paremat välja mõtlema kui see, et õpetajad kodus aknaid muudkui pesevad ja õpilased omaette kuskil nokitsevad. Ja see oli päris šokeeriv, see oli täiesti koroona aja alguses ja Kristiine ei tohtinud kooli tulla ja Eestis oli umbes 1 nakatunu. jah, tõesti, ma mäletan, et kolleegid tõid mulle mu potililled vist ukse taha ja ühesõnaga mingit materjale, et ma saaks natukene nagu midagi teha ja siis ka nad jätsid need päriselt mulle välisukse taha, et nagu koolijuht oli keelanud vist neid nagu kokku puutuda. Okei, see selleks. Enesearengust räägime, muideks teema on see. Ütlesime mõlemad, et me oleme ka ainedidaktikud, et see on ka kindlasti meile mõlemale selline edasiminek ja eneseareng, et jagada ka üliõpilastega, et Kristiine siis Tartu Ülikoolis, mina annan tunde Tallinna Ülikoolis, aga Noored Kooli programmis, et tõesti töö, mille puhul ma tunnen, et väga-väga väärtuslik, saan aidata noori õpetajaid. Tore on õpetada inimesi, kes väga tahavad õppida, väga innustunud, et me koos seal nutame ja naerame ja õpime. Ja kui mõnikord õpetajad mõtlevad, et mis nüüd mina lähen koolitama või, sest me oleme ju teistele kolleegidele ka soovitanud, sa teed seda nii toredasti, mine jaga oma teadmist, paku, et sa mingi programmi juures kas või ülikoolis viid ühe seminari läbi, et siis tuleb mingi väike selline, ma ei tea, kas kartus või hirm, et mis nüüd mina ja eks ju kõik teevad niimoodi ja õpetajad ju kõik toimetavad ühtemoodi, aga tegelikult me oleme oma klassiruumis võib-olla natuke kinni, vähemalt mulle tundub, et mida suurem koormus, seda vähem me sealt välja jõuame ja omavahel suhtleme ja häid nippe jagame, aga tegelikult koosneb ju õpetajatöö nii paljudest pädevustest, oskustest, teadmistest. Meie tõesti oma õpilastele reklaamime õpetajatööd kui juhi tööd, alates suurepärastest suhtlusoskustest kuni väga hea töö planeerimiseni välja. Ehk siis ma arvan, igaühel teist on midagi sellist, mida kaaslastega jagada, mida teistele ka heas mõttes õpetada. Et siit siis selline julgustus ka, mis võib-olla aitab sellist eneseväärtust tõsta. Sealt enamasti tuleb nii nagu ka klassiruumist selline hea eduelamus tagasi. Ja meie eduelamus veel paari aasta tagusest ajast oli siis, kui oligi distantsõpe ja oot, see lugu algas selle Urmas Vaino saatega. Jah, ETV-s kas oli Suud puhtaks, mina olin oma kodus, Reesi oma kodus ja vaatasime mõlemad Suud puhtaks saadet, kus siis üle Eesti erinevad haridusinimesed rääkisid, kuidas selle distantsõppega läheb ja et nagu kuidagi ei lähe ja ei tea, mismoodi seda korraldada. Aga õnneks meil Viimsi gümnaasiumis oli jõutud mõelda, et mis siis saab, kui tõesti nii juhtub, et lisaks minule peavad kõik õpetajad koju jääma ja õpilased ka. Me olime valmis ja meile tundus selleks ajaks juba 1-2 pärast seda, kui oli selline kodus olemine kehtestatud, et meil kõik toimib ja õpilased olid rahul. Me olime juba saanud head tagasisidet nii õpilastelt, lapsevanematelt kui ka ise tundsime õpetajatega, et kõik sujub nii hästi, kui selles olukorras sujuda saab. Ja siis me otsustasime, et Reisiga hakkasime omavahel seal läbi interneti suhtlema, et kuule, äkki jagaks seda, mida me Viimsi gümnaasiumis teeme. Koolijuht oli ka vägagi nõus. Ja siis me otsustasime teha sellise koolituse nagu aktiivõppemeetodid distantsõppe tunnis, sest murekoht oli paljuski see, et siis õpilane istub ju päev otsa seal arvuti taga, silmad väsinud, rüht paigast ära, ei liiguta, pea valutab ja nii edasi ja mõtlesime, et meie nii ei tee, aga räägiks siis sellest, mismoodi me toimetame. Me natuke muretsesime ka, aga... Ja keegi ei palunud meil seda teha, see oli täiesti selline, olime ettevõtlikud, keegi ei maksnud meile ka loomulikult mitte midagi, see selleks. Ja siis me muretsesime, et kas ikka inimesed tahavad seda või et kas ikka tuleb inimesi, siis ma tegin nädalavahetusel selle Facebooki ürituse valmis, ütlesin, et ma panen sinna oma Räpiv õpetaja Reisi lehele ja võib-olla ka oma lehele nagu lihtsalt kuulutan, et alates esmaspäevast hakkame siis reklaamima. Meil oli Zoomis oli 100 kohta, meil ei ole seda tasulist versiooni. Ja siis 2 tunni pärast ma pidin Kristiinele ütlema, et kõik kohad on täis, vabandust, sina ei jõudnudki reklaamida. Ja nii läks. Ja väga tore koolitus oli, siis mõtlesime, et no teeme ühe veel, vähemalt ühe veel. No sellega me ikkagi natuke jõudsime reklaamidega umbes 5 tundi ja siis olid ka kõik need kohad seal täis. Ja saime sellest ka sellist positiivset energiat ja tunnet, et oleme väärtuslikud ja keegi ei palunud midagi teha. See oli lihtsalt asi, mida me tahtsime teha ja tegime ja
sellest oli kasu. Ja no me teame, et vähemalt mõni õpetaja, need, kes meile kirjutasid, said sealt ka mingit uut värskust juurde, et sellega oli juba eesmärk täidetud ja me ise tundsime ka, et ei ole see teistmoodi õpetamine nii hullu midagi, et jälle mingi uus põnev väljakutse. Reisi juba natuke rääkis, raha me ei saanud, aga kas me võime nüüd rahast rääkida või? Olgu, läheme mu lemmikteema juurde, milleks on raha ja miks see on mu lemmikteema, sellepärast et mul on kõige suurem arengukoht selles teemas ja muideks ma mõtlesin sellist asja, et kõik Eesti õpetajad peaks minema või Kristi Saare peaks korraldama meile kõigile investeerimiskoolituse, kuhu me peaksime minema, sellepärast et ma arvan, et te kõik teate, kes on Kristi Saare, et ta alustas ka õpetajana ja alustas 10 euroga, ta on sellest alati rääkinud, et peaksime ka õpetajatena minema natukene rahatarkust saama. Täna investeerimisest ei räägi, kuigi oleks põnev, aga Kristiine, räägime rahast. Reesi jättis jah selle teema suuresti siin mulle rääkida, sest ma arvan, me tuleme sellisest ühiskonnast, kus natuke nagu on selline mentaliteet, et rahast üldiselt nagu ei räägita, aga õpetaja see nii-öelda miinimumpalk on ju suurelt avalikult väljas ja arutelud Reimo Voltri ja mõne üksiku õpetaja eestvedamisel veel, eks ole, üritavad meedias sellele tähelepanu saada. Kui saaks, siis kirjutaks nii endale kui teistele kolleegidele ikkagi sellise väärilise palganumbri, sellise, mis kõrgharidusega spetsialistile võiks olla head tuju tekitav, aga ma ei saa seda kahjuks teha. Küll aga, mida saab õpetaja täna ise teha, on sellise suhtumise ja mõtteviisi muutmine. Ehk siis me võiksime alustuseks iseendast hakata rääkima ja mõtlema kui spetsialistidest, professionaalidest ja sellest, et see, mida me teeme, on tõesti väärtuslik, et meie tööl on väärtus. Ja me oleme siin rääkinud, et see väärtus võib võrduda kuidagi aja ja enesearenguga, aga kindlasti võrdub see väärtus ka rahaga. Jaa, aga Kristiine, mida me siis teha saame? Ma olen mõelnud, et mismoodi siis see suhtumise või mõtteviisi kujundamine võiks välja näha ja miks see rahateema kuidagi ka südamelähedane on peale selle, et kuu lõpus, eks ole, vaatad, et kuidas siis nüüd on selle järgmise palgapäevaga. Aga mul on meeles, kui ma alustasin õpetajana ja tundsin seal esimese või teise tööaasta kevadel, et mul hakkab väike väsimus peale tulema ja siis sadas kuskilt teadmine, et vaja hakata olümpiaadi korraldama ja seda koostama ja läbi viima ja parandama. Ja mulle tundus, et see nii-öelda ülesannete hulk on juba hoomamatult suur, ma olen väsinud, mina ei teadnud, mida see koormus päriselt tähendab, mis mul seal kuskil töölepingus oli alguses öeldud. Võtsin kõik vastu, mis mulle pakuti. Ärge seda alustava õpetajana võib-olla tehke. Ja siis ma läksin kolleegidelt küsima, et kuulge, kuidas selle olümpiaadiga on, et kas me peame seda tegema, kas see on tõesti mu nagu tööülesanne ja kuidas see tasustatud on. Ja need, kellelt ma küsisin, ei osanud mulle midagi konkreetset vastata. Ja need olid kogemustega õpetajad, ehk siis tegelikult mulle näib ka, et me sageli ei tea, mis on meie tööülesanded, kuidas see on tasustatud, kas me peame seda tegema. Ja mulle tundus, et siin on nagu mingisugused käärid, et tegelikult saaks minna ja koolijuhiga täiesti ilusti läbi rääkida, et lisaülesanne, aga minu lisaaeg on vot sellise summa eest võimalik. Et me ei pea alati võtma vastu seda, mida kool nii-öelda pakub, vaid natukene ka ise seisma selle õpetaja tööaja eest. Ja miks seda teha? Mulle näib, et praegu on karjuv vajadus sellise mõtteviisi muutuse järele, et see on natukene meie vastutus ka, et tuleks noori õpetajaid ametisse juurde ja mis siin salata, ka meie õpetaja kui juhtmoodulist, mõned on läinud õpetajaks õppima, aga mõni äge noor, kes oleks võinud minna õpetajaks õppima, on öelnud, et ja siis ma käin seal ülikoolide vastuvõtupäeval, näiteks TTÜ-s tuuakse välja ka selline potentsiaalne palgakasv, et kui sa saad nagu targemaks ja paremaks seal ametis. Ja siis selles tabelis see vaene õpetaja amet oli eelviimasel kohal. See noor ei läinud õpetajaks õppima, millest mul on siiralt kahju, ta võib-olla jõuab ringiga sellesse ametisse tagasi, aga mulle tundub, et see on see koht, kus me oma suhtumise ja mõtteviisi ja viisaka jalgade trampimisega saaksime enda eest natukene ka seista, et mõelda läbi, mis see on, mida me tegelikult tahame, millest me töö koosneb, olla alustuseks teadlik, et kui palgalipik tuleb, et saaks üldse aru, mille eest kui palju palka saab. Te ei pea ootama, et EHL või keegi teine teeb seda palgavõitlust nii-öelda meie eest ära, vaid alustame ise sellest mõtteviisi kujundamisest, et see on uue normaalsuse loomine, ma arvan, õpetaja koormusesse ja suhtumisse palka on küll täna meie teha. Kas teeme ühe praktilise ülesande ka või niivõrd kuivõrd praktilise, aga väikse ülesande koos teiega?
me oleme ikkagi aktiivõppemeetodite gurud. Väga veider on see, et te lihtsalt istute ühe koha peal ja mul on ka selline tunne, et kas ma võin liikuda või ei või, et kuidas sellega nüüd on, ma pole ka harjunud nii. Nii, aga teeme nii, et leiad enda kõrvalt, püsti seisma ei pea. Aga võib. Jah, aga võib. Leiad enda kõrvalt kaaslase või 2 ja jagad ja ütled, et miks on sinu töö väärtuslik ja mida teed sel õppeaastal selleks, et end õpetajana rohkem väärtustada. Ehk 2 küsimus. Miks on sinu töö väärtuslik ja mida teed sel õppeaastal selleks, et ennast õpetajana rohkem väärtustada ja kuskil 3-4 minutit me teile jagamiseks aega anname. Palun. Kellel on märkmik, pange kirja ka. Ja ma võiks käia pikalt ja ma võiks käia pikalt veel. Nii, lõpetaja rahulikult pooleli olev mõte, naerata vestluskaaslasele. Me mõne minuti oleme Reesiga veel siin laval, kui juba siin olla saab. Ma just taipasin, et ma olen siin laval ainult vist tantsinud lapsepõlvest saadik, et rääkinud ei olegi. Naudime hetke veel. Aga käsi püsti, kes ütles, et üks, mida teha saan, on see, et lähen koolijuhiga palgast rääkima. 1. Väga Hästi, Kairit. Jaa, vähemalt 1 julge. Aga tasub minna ja tasub pidada häid läbirääkimised. Meil on koolijuhiga vedanud, me saame väga viisakalt rääkida, et saab viisakalt öelda, et raha ei ole ja saab viisakalt öelda, et aga võiks rohkem olla. Et kui teil on hea koolijuht, siis miks mitte proovida. Kuskilt peab alustama. Reesi, me küll omavahel siin ei rääkinud, aga me oleme nii palju rääkinud sellest, et mis sinu jaoks selle töö väärtuslikuks teeb või mis teeb sinu õpetajana väärtuslikuks. Oota, esimene küsimus oli, miks on töö väärtuslik? No kuna on lause, et siin maailmas olen kõige tähtsam mina, siis see töö on väärtuslik sellepärast, et see töö, mida ma teen, õpetaja töö, pakub mulle rõõmu. Ma tunnen, et ma saan ennast väljendada, ma saan areneda. Jah, see pakub mulle nagu rõõmu ja rahulolu ja väljakutseid, et sellepärast see töö on väärtuslik, sest et see sobib mulle. Ja sellepärast ka, et ma saan kujundada Eesti hariduse tulevikku ja panustada tulevikku, loomulikult suurem aspekt ka. Ja teine küsimus, et mida ma teen nüüd selleks, et ennast õpetajana rohkem väärtustada, mul tuli selline idee, pea oli kohe tühi, mida ma siis nüüd teen, aga mul sõbranna elab Hispaanias ja ta alati kutsub mind külla, ma vahel käin ka, aga ostan piletid alati viimasel hetkel ja siis need on jube kallid ja siis ma vingun seal, et nüüd nii palju raha läks selle peale, siis ta ütles, et Reesi, palun osta kohe oktoobri vaheajaks need piletid minu juurde ära, siis on natukenegi soodsam. Ja ma juba väga reaalselt mõtlen selle peale, et äkki ma peaks minema oktoobri vaheajal, võtan siis puhkuse kui vaja, Hispaaniasse korraks akusid laadima, et äkki ma teen siis seda sel aastal, et mingit sellist 6-nädalast koolitust plaanis ei ole, ärge muretsege, ma ei käi iga aasta 1,5 kuud ära, ainult 1 kord olen seda teinud. Siit ka üks selline tõdemus või nipp, mida jälle mulle hea kolleeg Ülle Pinnanen jagas, kui ma olin alustav õpetaja, et sellised hoolitsused tuleb kirja panna, ära otsustada augustis, siis kui oled veel puhanud, sest siis on mida oodata ja kui oled juba natukene õpetajana töötanud, ma arvan, et igaüks teate, millal hakkavad need esimesed väsimuse märgid tulema, siis kui on natuke pahur olla ja enam nii suure innuga võib-olla ei taha tööle minna. Ehk siis sellised head kosutavad tegevused tasuks täna juba oma kalendrisse kirja panna, sest ka selline hea tegevuse ootus aitab värskena püsida ja kui on ikkagi näha, et nädala pärast ju tulebki see reis või sõpradega mingi koosolemine, siis on see nädal ka kergemini üle elata. Või juuksur. Või juuksur ja ma tahaks ühe hea nipi veel öelda, oleksin võinud seda juba enne seal aja juures teha, aga see on seotud nii aja kui enesearengu kui ka rahaga. Üks põhimõte, et vähemalt 1 päev nädalas võiks olla täiesti töövaba, no nii töövaba, et ei mõtle ka töö peale, nii vähe palju, kui me saame oma mõtteid kontrollida ja siin võib jälle väikse harjutuse teha, et leia 7 sõrme, võiks olla sinu sõrmed, aga kui kaaslane laenab, miks mitte. Kuskilt hakkab esmaspäev ja siis teises otsas on pühapäev. Ja kui sa vaatad neid sõrmi, siis vaata, et milline neist näeb välja nagu töövaba päev. No ja kui juhtub, et see on esmaspäev. Esmaspäev.
no Reisil juhtus, siis meie koolijuht ei ole küll täna siin, meil juba tööpäev tegelikult algas teises Eesti otsas, me viilime praegu, aga kui see juhtus olema esmaspäev, siis miks mitte jälle minna natuke rääkida, et äkki on võimalik korraldada töö nii, et minu töövaba päev on esmaspäev. Võiks olla ju. Aga vähemalt laupäev ja pühapäev on igal juhul valikus ja jälle miski, mille juures siis enda eest seista. Kell on 55. Kell on 55, me hakkame lava vabastama. Hakkame lava vabastama, jah. Me loodame, et te saite siit mõne hea nipi. Ma tean, et teil on veel kosutav päev ees ja hoolimata sellest, et me oleme õpetajad, äkki siis vähemalt kordasime üle mõne vana hea tõdemuse, kui ka midagi uut äkki ei olnud, aga uusi mõtteid ja seoseid õpetajatööga tuleb siin tänase päeva jooksul veel, nii et nautige Paide linna. Ja mina tahan öelda, et jalad maha, selg sirgu, naeratusnäole. Me oleme õpetajad, see on meie supervõime, me oleme uhked selle üle ja ilusat kooliaasta algust. Aitäh! Suur aitäh teile, Reisi ja Kristiine. Et ma kujutan ette, et kui mina oleksin õpetaja, siis vaat selliseid jutte ma tahakski kuulda, mis annaks sellist jõudu, powerit, lootust, et ikkagi igalt poolt paistab see valgus ja tegelikult kõik on võimalik, kui ma ise valin näha, et kõik asjad on võimalikud.